tänases osas jätkame suure Hispaania entsüklopeedia uurimist ja tänaseks osaks on selline teema nagu rassism. Ja mida ütleb Hispaania entsüklopeedia? Et vabas tõlkes, kuna mu hispaania keel ei ole väga tugev, aga vabas tõlkes kõlab see niimoodi. Rassism on inimteadvuse selline seisund, mille eest ta otseselt vastutav ei ole. Ma veel kordan, see on nagu vaba tõlge. Tegemist on kosmilist laadi protsessiga, mis haarab endasse ühe osa nagu siis ühe osa nagu rahvuslikust kontingendist ja see on täiesti ettearvamatu. Näitan ka seda ja siin on see viide, eks, et inimene ei ole selles ise otseselt süüdi. Ja selle vastu ei ole tegelikult teada mingisugust kaitset. Tegemist on fataalse protsessiga ja see lihtsalt haarab 1% inimkonnast. Ja ta on nagu võrreldav epidemioloogilise seisundiga, vaimset laadi epidemioloogilise seisundiga, mis siis selle ühe teatava protsendi endasse haarab, sõltumata haridusest või sotsiaalsest ja nagu päritolust. No nagu viitega sellele, et siis nagu rikaste ja vaeste vahel ei ole nagu vahet, see võib haarata. Ja see hõlmab tervikuni inimteadvuse ja ta ei ole võimeline enam aru saama oma seisundist, millest. See võib olla suunatud ükskõik millise rahvusgrupi või siis suurema rahva sees olevate rahvusgruppide suunal. Ja see lõpeb, klassikaliselt lõpeb alati sellise nagu populatsiooni osa väljasuremisega ja ta tõuseb taas. No siis on siin viiteid juba keskajast, eks ju, juudi pogrommidele ja no seda ma ei hakka ümber rääkima. Ja siis muidugi hästi palju on pühendatud Hispaania kodusõja aegsetele nendele sündmustele, mis siin aset leidsid, kus kohas läksid hõimud, siis vastalt katalaanid ja seda ka ei hakka ümber rääkima, see on nii kauge teema, eks. Et tegemist on siis rassismiga, mis on kosmilist laadi, mis tabab inimesi. Aga siin on üks huvitav koht, siin on all viide, aga on täheldatud, et rassism väga raskelt levib või kuidagi väga vähe levib. Raskustega saab levida nendes ühiskonnakihtides, kus kohas on religiooni mõju tugev. Iseenesest on see muidugi täiesti õige, et kuna kõik on Jumal, ei ole midagi, mis ta ei oleks ja kõik, mis temast lähtub temast ja see on arusaadav, et see niimoodi see protsess on. Nii et kokkuvõtlikult, mis ma tahan sellega öelda? Tahan öelda sellega seda, et praeguse seisuga on see epideemia nüüd järgmine faas sellele esimesele epideemiale, kui inimesed olid veendunud, et gripp tapab terve inimkonna. Ja selle vastu aitab ainult see, mida siis satanism pakub välja, eks. Tuleb oma veresoonkonda süstida mingisugust teatavaid aineid, mille nemad on siis loonud ja siis gripp ei tule neile külge, eks. Nüüd on jõudnud kätte teine faas ja see on kordades hullem ja see toob
esile vastavad tagajärjed. Nii kaua, kuni Hispaania entsüklopeedia, siin ta on, lubab, et see möödub ja lihtsalt need inimesed, kes seda kannavad endas jõuliselt, nad lihtsalt surevad välja, hukkuvad. Nad likvideeritakse nagu karjast likvideeritakse haiged loomad, eks ju. Ja sellepärast ma vaatangi ise hästi endasse, et kui palju on minus siis rassismi ja niisugust välistamist. Aga mul on omad eelistused. Ja minule meeldivad vene inimesed ja mulle ei meeldi ukrainlased. Nende rahvuslik niisugune erisus on ammu teada, see käib põlvest põlve, nad on hollid ja ma ei taha nendega suhelda. Ja sellepärast ma elangi nüüd siin kaugel võõrsil vaikselt oma naisega ja hoiame niisugust korralikult distantsi. Et niikaua kui Isamaal see rassismipuhangud üle käivad ja siis kui seal on lõpptulemusena kõik need rassistid on siis likvideeritud. Elu ise kannab selle eest hoolt. Nii et kõik russofoobid, palju õnne ja muidugi ka need, kes vihkavad ukrainlasi. Mina neid ei vihka, nad ei meeldi mulle. Nad ei meeldi mulle, mitte ükski vägi ei suuda mulle seda selgeks teha, et nad peaksid mulle meeldima. See on silmakirjalikkuse esimene kursus, hakata oma suust välja rääkima asju, mida sa tegelikult ei tunne ja ei usu. See on silmakirjalikkuse nii-öelda ekskurss ja sellega ma ei taha tegeleda. Nii et see oli tänane sõnum Hispaaniast. Lilled õitsevad. Ja siin õitseb ka üks suur lille. Ahah, temal on oma raamat, temal on Nathaniel Harrise niisugune väga tore raamat. Impressionism. Võt nii. Elu kui impressioon. Kuulmiseni. Head pilti. Ahah. Ja väga temaatiline pilt. Tõeline impressioon.